Mida kasvustrateeg teha aitab? Kus kohast leida üldse kasvuvõimalusi? Kuidas enda hind paika panna? Kuidas valida ekspordiks õige turg ja kuidas sellel turul eristuda? Mina olen Timo Porval, digiagenturist Lavi ja turunduslabor. Ekspordime osa number 16 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTube'ist vaadatavad, otsi üles Ekspordime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis, kui uus osa ilmub. Täna on külas mees, kes on kasvustrateeg ja kuna tema töö on faktiliselt mõõdetav, siis ta on klientidega loonud kasvustrateegiaid, mis kiirendas nende kasvu keskmiselt 2,8 korda. Ta on aidanud läbi oma workshopide ettevõtetel teha 36 miljoni euro eest lisakäivet ja 3 miljoni eest lisakasumit. Temasse investeeritud raha tasuvusaeg on circa 15 nädalat. Kas keegi teab täna turul paremat investeeringut? Mina mitte. Tema poolt aidatud klientide nimekirjast leiab Elisa, Telia, Omniva, Kafo, Scania Eesti, Statoil, Sportlandi, Bricke, Rimi, ERR-i, Pipedrive'i ja ma võiks jätkata siin õhtuni. Mul on õnnestunud koos temaga lennata eralennukis, kus istusime põhimõtteliselt pilootide kõrval. Olgu. Tegu oli lennuga Saaremaa Tallinn, teate küll seda väikest lennukit, mida tuul hoolega raputab. Ja ta on lihtsalt nii suur mees, et avastas, et istudes nii väikeses lennukis on parim koht esimene pink, sest sealt saab jalgu sirutada pilootide kokpitti. Teemad olid meil uskumatult põnevad ja lend oli seekord eriti lühike. Ta on valitud kuulajate poolt Eesti suurima turundusürituse 12 tundi turundus 12 ettekandja hulgas parimaks, kellelt said kuulajad kõige rohkem kasu. Ta võitis 355 inimese poolehoiu, edestades teist kohta rohkem kui 100 häälega. Iga kord temaga kohtudes ja arutades imetlen tema süsteemset ja teravat mõtlemist ja pole siis imestada, et peale seda sama 12 tundi turundust üritust üks inimene kirjutas Facebooki gruppi, et ta tahaks tema aju endale. Mina tahaks ka ja täna saame seda vähemalt tunni vältel kasutada. Tere tulemast podcasti Ekspordime, Indrek Saul. Vau, Timo. Sa võtad sõnatuks ausalt, ma ei ole nii head tagasisidet kuulnud vist nagu ever, kogu elu jooksul. Suur tänu, mul on tõesti hea meel sellest. Ma tahaksin veel öelda, et sa oled lugenud üles kõik need suured ja vägevad kliendid, et ma tahaks esimese asjana öelda kuulajatele kohe seda, et ma olen teinud ka väga väikeste ettevõtetega. Näiteks mul tuleb kohe meelde selline Pärnu ettevõte, Soojusgrupp, kes tegid umbes 300 000 eurot käivet. Ja nad ütlesid, ja meil on sind vaja. Ja nad võtsid nagu sama raha eest investeeringu, mis on võtnud kõik suured on. Ütlesid, me investeerime selle ära ja me teame, kuhu see läheb ja see aitab meil kasvada ja mitte kasvu kahekordistada, vaid käivet kahekordistada. Nii et see metoodika töötab kõikide ettevõtete jaoks alates ühest inimesest kuni 100 või isegi kuni, mis meil on 1000-ni on ju. Kogu küsimus on tõesti selles, et kas see investeering ära tasub. Ja siin pigem on nagu väikeste ettevõtete jaoks see küsimus, et nad vaatavad, eks ole, et ma panen nii palju raha strateegia alla, et kui kiiresti me selle raha tagasi teenin. Suured ettevõtted, keskmised ettevõtted teenivad 15-30 nädalaga tõesti selle raha tagasi. Metsik. On jah. Vägev. Ütle, mida kasvustrateegia siis ettevõttes teha aitab? Alustame sellest. Mul oli tükk aega selline ettekujutus endal, kui ma iseenda turundusega tegelesin, et ma pean leidma üles turult sellised ettevõtted, kellel on kasvuprobleemid. Nagu ikka, eks ole, et turundus ju algab ka küsimusega, et mis probleemi sa aitad kliendil lahendada? Okei, ma aitan kliendil lahendada kasvuprobleemi. No kes on kõige rohkem kasvuga hädas? No need, kes ei kasva. Või need, kes on kasvanud ja siis mingil põhjusel on hakanud kahanema. Ja ma, nagu sa ütlesid, ma olen süsteemine, ma olen analüütiline, sellepärast, et mu esimene haridus on inseneriharidus, ma õppisin elektroonikuks ja seal ilma süsteemse mõtlemiseta, sa ei saa üldse tööd teha. Ja siis ma hakkasin analüüsima neid ettevõtteid, kes mulle tulid, et kuidas need on kasvanud enne seda, kui nad minu juurde tulid. Ja vaatan, et mis asja, et kõik need ju kasvavad nagu keskmistest ikkagi paremini. Ja siis lõpuks ühel päeval mul plahvatas ja ma arvan, et see plahvatas mul siis, kui me rääkisime EAS-iga järjekordse strateegia praktikumi tegemisest ja EAS-i sellest loogikast, et kuidas nad otsivad arenguprogrammi potentsiaaliga ettevõtteid. Ja mina olen alati rääkinud kõikidele ettevõtetele, kuule, et sa sisuliselt ju täna tegutseme me kõik globaalsel turul. Potentsiaal kasvamiseks ehk kliendid väljaspool mind on ju kõigile ühed ja samad. Kõigil on potentsiaali. Aga miks siis mõned ei kasva? Ja siis ühel päeval mul oli selline heureka, ambitsioon.
ja mis ühine nimetaja on kõikidele minu klientidele on see, et nad juba kasvavad ja neil on ambitsiooni, nad tahavad ära teha ägedaid asju, nad tahavad ära teha suuri asju. Ja nendel inimestel, kes neid ettevõtteid juhivad, on see tung sees teha midagi ära. Ja nüüd siis, eks ole, ma arvasin kogu aeg, et kasvustrateegia on see, et kuule, et otsime üles potentsiaali, seal, siis mõtleme, kuidas on teekond potentsiaalini, missugused sammud viivad meid kõige kiiremini edasi, kuidas me need sammud teoks teeme ehk elluviimise ja läks. Ja selgub, et kui seda ambitsiooni ei ole, sa võid selle kava teha, midagi ei juhtu. Ja vot ambitsioon on selles mõttes üks veider asi, eks ole, et seda on jube keeruline kirjeldada, aga jube lihtne tegelikult hoomata. Keegi on isegi motivatsiooni kohta öelnud, et mis asi on motivatsioon. Et sa saad aru, kui sa näed seda. Ambitsiooniga on sama lugu, et sa saad aru, kui sa näed seda. Ja sellest tulenevalt siis, mis nii-öelda minu ülesanne on. Kui inimestel on ambitsioon ja nad tahavad jube palju asju ära teha, siis mis võib juhtuda on see, et nad üritavad igal pool midagi ära teha. Fookus kaob ära. Proovime siit, proovime sealt, proovime kolmandast kohast. Esimene samm, kus kohal on parimad kasvuvõimalused. Ja see vaatab seda, et kuidas me oleme siiamaale kasvanud, mis on olnud meie senised kasvuallikad. Ja see on nii üllatav, et tihtipeale ettevõtetel ei ole endal head ettekujutus sellest, kellega me siis oleme kasvanud kõige rohkem. Ja see eeldab seda tegelikult, et meil on, ja nüüd mis on turundajate absoluutselt kõige tähtsam ülesanne, sul peavad olema kliendid väga hästi segmenteeritud. Need tuleb segmenteerida mitme erineva tunnusalusel. Esimene kõige olulisem tunnus on see, mis probleemi me aitame kliendil lahendada, mis vajadus tal on. See vajadus, mulle väga meeldib see ingliskeelne väljend, eesti keelde raske tõlkida. Jobs to be done. Mis töö sa aitad kliendil ära teha? Mis töö kliendil on vaja teha? Millega ta on hädas, mis on raske, ebameeldiv, tüütu, ei tule hästi välja, mille ära tegemine annaks talle kuulsust ja au ja kõike seda, mida ta tahab saada. Ja vot see esimene ülesanne, mis turundaja peab tegema, defineeri oma kliendid ja jaota oma kliendid rühmadesse selle järgi. Jobs to be done. Ühed, teised, kolmandad, neljandad tööd, segmenteerimine ja siis vaata ajalukku tagasi, et milliste tööde tegemise aitamisega sa oled siiamaale kõige rohkem kasvanud, kus on töödega seonduvalt, eks ole, see probleemi lahendamisega seonduvalt kõige rohkem raha. Vaata, kus on kõige rohkem raha ja siis vaata, mis on kõige kiiremini kasvanud. Ja üldiselt ikkagi strateegiatarkus ütleb ka seda, et kõigepealt kodukorda, see, millega ma juba olen kasvanud, millega ma juba olen raha teinud, see ongi see, kus kohalt tuleb otsida esimeseks kasvuvõimalusi. Nii et siis veel turundajatele siin, eks ole, et kliendid, praegu me rääkisime ettevõtetest, äri ei aja ettevõtted. Äri ajavad inimesed. Indrek ja Timo teevad asju. Eks ole, mitte Lavi ja Indrek Saul OÜ on ju. Need ei tee mitte midagi on ju. Kui me sinuga läheme sealt ära, eks ole, siis kõik on ju. Et hästi oluline, kes on ostja. Ja mida suurem sa oled ja mida suuremate ettevõtetega sa asju ajad, seda rohkem on sul tegelikult teisel pool lauda inimesi, kellel on sõnaõigus otsustamisel ja võt selle ära tabamine. Turunduses me räägime ka persoonade kirjeldamisest, et sul on hästi kirjeldatud persoonad ja sul on ühes ettevõttes rohkem kui üks persoona, kelle sa pead ära võluma. Ja sa pead teadma, kes nad on, sa pead teadma seda, milline on nende roll pakkumiskutse ettevalmistamisel, et kellega me üldse tahame rääkida, kuidas nad valivad neid, kellega nad räägivad, siis pakkumiskutse koostamisel ja siis pakkumiskutsete hindamisel ja lõpuks ka sinu teenuse või toote tarbimisel. Et need põhisammud, eks ole, et sa saad aru nagu igal sellel sammul, eks ole, et mis ta roll on ja sealt sa saad hakata nüüd tuletama seda, et mis talle siis on oluline, mida ta peab tähtsaks, mida ta kardab, mida ta tahab, mida ta ihaldab, mis on objektiivsed takistused, mis on subjektiivsed takistused. Ja niimoodi läbi selle hakkab sul tekkima ettekujutus, eks ole, et siis kellega, kuidas ja millest ma pean rääkima. Ja seal sees on, eks ole, ka see töökirjeldus, eks ole, et igal persoonal on tegelikult oma töö, mis tahab tegemist ja kus teda on vaja toetada. No vot nii, et kui see vundament on valmis, siis me saame hakata mõtlema selle peale, see töö, mida ma aitan kliendil teha, on olnud mul siiamaale kasvuallikas, sest see on nii paljudel ettevõtetele tõeline üllatus. Kas tõesti sellega või?
ja nüüd vaatad siis väljaspool oma olemasolevat piirkonda, eks ole, väljaspool oma olemasolevat territooriumi. Kus veel on sellised kliendid, kellel me saaksime aidata seda sama tööd teha paremini? Ja selle potentsiaali hindamisel esimene nüüd ülesanne, meil on täna see osa ka, eks ole, et milliseid raamatuid lugeda, et minu meelest väga hea strateegia piibel, playing to win, kus on, eks ole, väga lihtne põhimõte. Esimene on see, et sa pead otsustama, kus mängida ja teiseks pead sa aru saama, kuidas võita. Ja vot see esimene töö, mida me teeme koos klientidega, on see, et me otsime üles need kohad, kus veel võiks mängida. Me mängime täna oma koduväljakul, me mängime täna nende konkurentidega, kus veel võiks mängida, kus veel on neid kliente, kellele südame võiksime võita ja kellele me võiksime aidata seda tööd, mis vajab teha, oluliselt paremini ära teha kui senised konkurendid ja me jõuame kohe selle telje juurde, eks ole, et kuidas võita. Nii et ma aitan ettevõtetel näha potentsiaali ja tihtipeale juba see on see, okei, kui seal on potentsiaal, selge, let's go. Järgmine samm, kuidas võita, on see, et me koostame teekonna. Kõigepealt me peame aru saama, mismoodi me mõõdame seda, et see potentsiaal on hakanud koju tulema, ja? Me räägime juhtimisarvestuse käituritest. Näiteks, kui me ekspordime, ja? Mitmesse riiki ma ekspordin, mitmes kliendisegmendis ma igas riigis tegutsen, mitu klienti mul igas kliendisegmendis on, mitu tellimust ma igalt kliendilt selles segmendis keskmiselt saan, kui suuri tellimusi ma saan ja millise hinnatasemega ma müün ja kui palju ma teen sinna lisamüüki. Mul on siin 7 ekspordi käibekäiturit ja nüüd, kui ma üldse pole kunagi eksportinud, siis väga palju vahet ei ole, eks ole, sa pead tegelikult välja valima, mille sa pead välja valima selle turu, mis on kõige atraktiivsem, kuhu sul on kõige lihtsam siseneda, kus sisenemise barjäärid on kõige madalamad, kus sinu võimekus siseneda on kõige kõrgem ja kus kohal sa oled konkurentidest võrreldes mingi asja poolest ikkagi kõvasti parem. Nii et meil on vaja turu valimiseks, turu atraktiivsuse hindamiseks on meil vaja kriteeriume ja meil on vaja ka eristumise hindamiseks kriteeriume. Nii et siis, kui meil on paigas see, eks ole, et me täna juba natuke Saksamaale ekspordime, see segment on paigas, see job to be done on paigas, järelikult on meil vaja sinna uusi kliente. Meil 1 on olemas, 2 on olemas. Kuidas me uusi kliente saame, mis me tegema peame ja sealt tuleb nüüd selline suhteliselt töömahukas etapp, kus, eks ole, me koos võtmeisikutega, kus me räägime läbi absoluutselt kõik võimalused, mida võiks teha. Ja siis seome need omavahel ära, et me saame aru, eks ole, mis mille järel tuleb, mis on mille eelduseks, mis on vaja enne ära teha, kui ma saan astuda järgmise sammu ja siis hindame ära nende tegevuste mõju. Ja jätame pilti alles kõige mõjusamad tegevused ja kõige pakilisemad tegevused, ehk need, mis lükkavad asjad käima. Ja siis on puhas elluviimise distsipliin. Nüüd on nii, et need asjad tuleb ära teha esimeseks, eks ole, et mul on vaja teha koduleht taanikeelseks. Enne pole mõtet üldse Taani turule minna. Selge. Siis on veel mingi asi, veel mingi asi, veel mingi asi. Ja sealt hakkab peale elluviimise distsipliin, kus mulle õudselt meeldib startup-induse maailmas. Ma olen ise ka ühe inkubaatori programmi läbi teinud, 3B printsiip, PPP, Progress, Problems, Plan. Ja kui sa tahad, mis siis selle PPP koosoleku mõte on, et startupid teevad seda iga päev, siis teevad iga nädal, siis teevad, eks ole, 2 korda kuus, siis teevad korda kuus, nii, vastavalt sellele, kui suureks masin läheb ja kui stabiilseks nad on need oma äri saanud. Aga see tähendab, kui sa tahad seda teha, siis sul peab olema kirjeldatud, kuidas näeb välja progress. Et kui me tahame Saksamaa turul mingid asjad ära teha, eks ole, et siis selleks ajaks peab olema tehtud see on progress. See asi peab olema ära tehtud selleks asjaks, need asjad peavad olema tehtud ära selleks asjaks ja siis, eks ole, sa saad aru, et et kui me kõik need asjad ära teeme, siis tõenäoliselt esimest klienti me näeme 2022. aasta teises kvartalis. Ja sul ei ole mõtet siis, eks ole, luua endale illusiooni, et sa oled Saksamaa turule septembris teed esimese diili. Ei tee. Et heal juhul teed sa selle aasta pärast, aga võib-olla 1,5 aasta pärast, võib-olla isegi 2 aasta pärast. Nii et kui nüüd kokku võtta siis, et mida kasvustrateeg teeb, ma aitan leida üles kasvupotentsiaali
ma aitan inimestel kokku leppida plaani, kuidas see kasvupotentsiaal koju tuuakse ja siis ma aitan nendel inimestel saada järje peale 3-6 kuud peale seda, kui see kasvustrateegia on kokku lepitud. Elluviimise käigus muide, siis tulevad välja kõik need detailid, mida sa tegelikult ei suuda strateegia kokkupanemisel üldse ette näha. Siis hakkavad peale see, et progressi ei ole, miks ei ole probleem. Seda probleemi me ei näinud ette, kuidas me selle probleemi lahendame. Nii, mis meil vaja on, mis on plaan probleemi lahendamiseks, eks ole, progress problems plan ja plaan on selline, et kui me teeme kord kuus oma PPP-d, siis järgmiseks kuuks peab olema uuesti progress, sest muidu sa oled oma plaanist maas, et sa, eks ole, ja see on nüüd see koht, kus siis tegelikult kõige keerulisem on hakata võitlema iga päevaga, every day'ga. Iga päev on see, eks ole, et tuled hommikul tööle, pea on täis häid mõtteid ja eks ole, energia rinnas ja siis tuleb, eks ole, see probleem, teine probleem, kolmas probleem, sa lahendad kogu aeg operatiivseid ülesandeid. Strateegia elluviimiseks lihtsalt pole aega. Ja kui nüüd veel lühemalt see kokku võtta, eks ole, siis ma aitan inimestel näha tulevikku ja kui sa näed võimalust ja näed teekonda, mäetipp ja sa saad aru, kuidas sinna mäetippu minnakse ja sa saad aru, et sul on olemas ressursid, siis, kui sul on ambitsiooni, sa lähed. Kui sa ei näe teed, kui sa saad aru, et sul pole varustust, sul pole võimalust, sa ei hakka liikuma. Mulle väga meeldib üks teaduslik käitumispsühholoogia valdkonna raamistik, mis selgitab inimeste käitumise muutmise põhieeldusi. Seda nimetatakse inglise keeles COM/B ja see tuleb lühendist capability, opportunity, motivation ja behavior. Ehk siis capability võimekus, opportunity võimalus, motivation tahe ja behavior. Ja kui me tahame hakata strateegiliselt tegutsema, siis meil on vaja kõik need elemendid paika panna. Aga selle behaviori taga on tegelikult siis veel üks asi. On sinu visioon, ambitsioon, eesmärk. Ja võt ma selle kasvupotentsiaali, eks ole, piltlikult öeldes panen selle tegevuste taha, ma näitan, milliseid tegevusi on vaja teha selleks, et saavutada see tulemus. Aga tulemus teistpidi, eks ole, jälle midagi, mis motiveerib neid inimesi, me tahame seda tulemust saavutada. Ja siis, eks ole, kui nad näevad, missugused sammud tulevad teha, siis nad oskavad hinnata, kas meil on olemas võimekus selleks, ja teistpidi ka, eks ole, kasvupotentsiaal tegelikult on ka see opportunity. Nii et see on nagu natuke tagurpidi pööratud, on, et ma näitan, kus on opportunity, me vaatame üle, mis on capability ja need omakorda aitavad inimeste tahet suurendada ja siis on veel vaja tegevusplaani. Kõlab nagu väga lihtsalt, just kui väga süsteemselt, täpselt nii nagu sa oled. Aga vaata, sa ütlesid ka, et see kõige keerulisem leida iga päeva tegevustelt kõrvalt seda aega. Kuidas seda aega nagu leida? Kuidas sa näed, sa oled väga paljusid ettevõtteid nõustanud, et kes päriselt lõpuks selle strateegia suudavad ellu viia? Kus see nagu tuleb? Seal on, tegelikult on paar hästi lihtsat võtet. Esimene on see, meil on millesimas, eks ole, sul oli ikka küsimus selle kohta, et missuguseid tööriistu, efektiivsustööriistu ma soovitan kasutada. Number 1 efektiivsustööriist on kalender, mitte to-do list. Ma olen proovinud oma elus 10 to-do liste ja need kõik lõppevad suure stressiga. Sellepärast, et sa paned sinna kirja kõik, mida võiks teha ja siis sa üritad neid hallata oma nutitelefoni mikroskoopilise ekraani kaudu, sa tervikpilti seal ei näe ja sa tegelikult ei suuda prioriseerida. Ja muide, siin ma laenan mõtet oma healt kolleegilt Raimo Ülaverelt, kes ütles seda, et kui sa tahad, et asjad juhtuksid, siis nad peavad olema kalendris. Nii et, aga nüüd kuidas ma siis sinna kalendrisse, kuidas ma niimoodi oma kalendrit haldan, et operatiivsed asjad ei sõidaks üle strateegilistest asjadest. Ja siin töötab väga hästi üks tipp, on sotsiaalse vastutuse põhimõte, mida muide väga efektiivselt kasutatakse suitsetamise mahajätmisel. Ja see töötab niimoodi, et kui sa tahad suitsetamise maha jätta, siis sa räägid kõikidele oma sõpradele, ma nüüd jätsin suitsetamise maha. Ja sa võtad omalt ära igasuguse võimaluse teha suitsu. No siis sa pead minema tõesti, eks ole, kuhugi pimedasse tuppa, et keegi ei näe. Igaüks, kes näeb, eks ole,
oota, kuule, Indrek, sa pidid suitsetamise maha jätma. Ja meil on selline nagu sotsiaalne piinlikkuse tunne, et noh, ma lubasin, ma nagu vean oma, eks ole, lähikonda alt. Inglise keeles on ka selline termin nagu accountability partner. Ja kõigepealt tuleb luua see accountability partnerite süsteem ettevõtte sees. Ja see tuleb luua niimoodi, et vähemalt 2 korda kuus või vähemalt 1 korda kuus, soovitavalt 2 korda kuus. Need strateegiast vastutavad isikud, neil on kalendris strateegia elluviimise ülevaatus. Võib-olla tund, võib-olla 2, võib-olla 3 tundi, sest tavaliselt on seal vaja ka arutada, eks ole, see sama plaan, kes selle plaani teevad, millal nad selle plaani teevad, kellega nad seda teevad. Ja nüüd nende samadel PPP koosolekutel tegelikult ka hakkab selguma see, kuulge, me peame jätma mingid asjad tegemata. Aga mis asjad me tegemata jätame? Me jätame tegemata need asjad, mis meil ei ole strateegias. Need me lükkame edasi. Me ei saa edasi lükata strateegia elluviimiseks, kasvamiseks vajalikke tegevusi. Nii et see need prioriteetide ümber mängimine, eks ole, see tuleb tegelikult töö käigus. Mina olen aru saanud sellest, et strateegia tegemise käigus, eks ole, kui sa selle paned kokku, seda on nii raske ette kujutada. Et mis asjad siis seal igapäevas hakkavad juhtuma, protsessides, tegevustes ja koosolekutes. Küll aga üks asi, mis aitab, on see, et me strateegias otsustame, et me tegeleme nende klientidega ja nende klientidega ei tegele. Me tegeleme nii suurte pakkumistega ja nii väikestega me ei tegele või me tegeleme nii väikeste pakkumistega ja nii suuri me lihtsalt ei võta. Me tegeleme nende toodetega, nende teenustega ja need lihtsalt killime ära. See tundub, ma tean, jube valus, ma olen ise ka liikunud ühes kliendisegmendist, ühes suurusest teise. Mis nõu sa nagu annad, kui nagu ühel hetkel klientidel tuleb hakata ei ütlema, keda sa oled võib-olla 3 aastat teenindad, et me nüüd teeme kallimalt või me täidame suuremaid nagu kliente? Kuidas seda võimalikult pehmelt öelda? Ma võin sulle tuua näite, kuidas seda ei pea tegema. Nii. Kunagi ammu mul oli vaja väljaspool linna ühele keerulisele objektile saada turvapakkumine, valvepakkumine. Ja siis ma saatsin nii-öelda palve laiali, oligi vist, seal väga palju vist valida ei olnud, et kes meil see enne G4S oli, ei mäleta, Securitas on ju, ja siis mulle tuli pikk ja põhjalik pakkumine ühelt suurelt tegijalt, Wordi dokument, mille lõpus oli ilmselt unustatud ära kustutada üks sisemine kommentaar ja siia kirjuta nii kõrge hind, et ta ei taha meist enam mitte kunagi mitte midagi kuulda. Oi. Selliseid kommentaare tuleb väga jälgida. Aga kuidas nagu... Aga põhimõte on jah see, et kuidas sa siis... Jälle ma võin tuua veel ühe traagilise näite, selline suur telekomi firma nagu Sprint USA-s. Ka analüüsis oma tegevuste efektiivsust ja avastas, et nendel on mingisugune 1000 klienti, kes kogu aeg virisevad, kogu aeg helistavad kõnekeskusesse, üks asi on halvasti, teine asi on halvasti, kolmas asi on halvasti. Ja siis selleks, et kõnekeskuse koormust vähendada, siis nad valisid välja 1000 esimest klienti ja saatsid neile umbes sellise sisuga kirja, et vaadates meie viimase aja läbikäimist või kõnesid ja teie tagasiside hinnangud, me oleme aru saanud, et me ei ole suutelised teid rahuldavat teenust pakkuma, mistõttu me oleme otsustanud, et me ei paku teile enam üldse teenust. See jõudis kõikide maailma juhtivate ajalehtede esiküljele. Et eks ole, Sprint lihtsalt ütles, et kuule, tõmba lesta, ja seal oli vist umbes selline mõte ka, et selles esinduses me teist kahjuks ei saa teenindada sulgudes ja üheski teises esinduses ka mitte. Selle ei jäetud kliendile mingit võimalustki. Aga kui ma näiteks tulen sinu juurde, Turunduslabor, nii väike ettevõte, kuidas sa mulle siis ära ütled? Sul on 2 võimalust. Sul on võimalus öelda seda, eks ole, et mul on praegu kalender nii täis, et ma saan sellega tegeleda alates sellest ajast. Või teine variant on see, eks ole, et sa ütled nii kõrge hinna, et klient peab sind liiga kalliks ja siis ise loobub. Aga hinna teema meil oli ka täna ja see on veel muidugi omaette tore kogemus, et ma soovitan kõikidel seda proovida, et proovige kõrgema hinnaga müüa, vaadake, mis juhtub. Ega siin muud varianti olegi, eks ole, kui öelda see, tegelikult sa peadki nagu ausalt üles tunnistama seda, et mul ei ole võimekust seda teha. Siis veel üks asi, mis töötab päris hästi, ma olen mõnele kliendile öelnud, et tead, et see ei ole enam minu teetass. Et ma küll oskan seda teha ja ma olen seda teinud, aga ma nüüd teen teisi asju.
ja siis, mis on väga oluline, on see, et sa ütled kliendile, kus ta abi leiab, et sa mitte lihtsalt ei viska toru hargile, eks ole, vaid ütled, et kuule, mine räägi Timo Porvaliga või mine räägi sellega või sa saad sealt seda. Ja kliendid on selle eest väga-väga tänulikud, et sa igal juhul, eks ole, aitad need sammukese edasi. Just, et sa ei jäta hätta. Mida me Laviis oleme teinud, me oleme lihtsalt vahel öelnud, et need hinnad, mis meil täna on, sul lihtsalt ei tasus ära, sest su ettevõte on sellises järgus. Jaa, aga jäta see kliendi otsustada. Mõni klient arvab, et tasub küll. Eks ole see sama näide ja muide jälle, et ma olen vist teinud oma turunduses selle vea, et ma olen pannud oma kodulehele kõik need suured ja ägedad kliendid ja miks ma olen just need sinna pannud, sest suurte ja ägedatega on alati ka keeruline, vastutusrikas ja need jäävad hästi meelde, eks ole, et kui sul omal nagu ikka põll natuke väriseb ka, kui sa seda tööd teed ja seal on ka keerulised probleemid, aga tegelikult on sellised juba nagu alates 10 inimesest ettevõtted on nagu täiesti selgelt minu sihtrühm ja vahel isegi väiksemad. Ja ma olen viimasel aastal ma olen üllatunud, et väiksed ambitsioonikad ettevõtted tulevad ja investeerivad palju strateegiasse. Uskumatu, nii et proovige. Jätta kliendi otsustada. Sa oled palju kokku puutunud nende eksportivate ettevõtetega. Mis on sinu nägemus mööda nende edulugude ühisosad? Ambitsiooni sa juba mainisid, aga veel? Esimene vastus on see, et ma olen küll paljudega kokku puutunud, aga nende paljude pealt teha järeldusi, mis ekspordis töötab või mis mitte. Mina saan rääkida lugusid, aga neid lugusid ei ole piisavalt palju, et sealt pealt teha usaldusväärseid järeldusi. Ja mida ma soovitan on see, et minu teada on ka EAS teinud neid uuringuid, eks ole, mis on eksporditakistused, et mis meil on vaja selleks, et öelda, mis töötab, mis ei tööta, on sul vaja kõigepealt, sa pead tegema eksperimendi, sa pead tegema uuringu. Sa pead sul peab olema esinduslik valim, see valim peab olema juhuslik, see ei saa olla kallutatud ja sul peab olema ikkagi selgelt ka nagu mõõdetav, et mis on ekspordi edu ja siis, eks ole, sa pead suutma eristada, kes on olnud edukad, kes ei ole olnud edukad, mis on olnud need faktorid, mis on selle edu alusteks ja missugused faktorid on ebaedu aluseks. Eks see on ikkagi selline väga korralik uuring, vähemalt sellise nagu magistriõppe lõputöö tasemel tuleks see teha. Ja mul ei ole nii palju ekspordiettevõtted, et ma saaksin öelda, et uuringud on näidanud, eks ole, tõenduspõhiselt, jah, veenvalt tõestada, et need ja need põhjused ja ma tahaks siin tuua ühe paralleeli. Ma viimased ka 10 või isegi võib-olla 20 aastat ikka aeg-ajalt jälle tuleb mõni uuring, mis ütleb, et ettevõtte edu salades 17 asja, mis teeb ettevõtte edukaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis mõni aasta tagasi Harvard Business Review tegi on olemas üks selline eriline liik uuringu, mida nimetatakse metauuringuks. Metauuring on siis selline uuring, kus sa võtad kõik selle valdkonna tehtud uurimistööd ja võtad nende 20, 30, 40 uurimistöö tulemused omakorda kokku, üldistad need ära, analüüsid need, muide see sama COMB on tulnud umbes 40 teadustöö analüüsist, kus 19 erinevat metoodikat analüüsiti, ühtlustati ära ja vaadati siis, eks ole, mis on ühist ja mis töötab, mis ei tööta. Ja Harvard Business Review tegi ära sellise metauuringu ja tuli järeldusele, et edu põhineb 3 eeldusel. Esimene, better before cheaper. Teine, revenue before cost. Ja 3, there is no other rules. Lihtne. Ja kui sa mõtled, et siis millega sa tahad ekspordis edu saavutada, et see küsimus oli meil ka siin õhus, eks ole, kas ma peaksin minema odava hinnaga? Nope. Kui odav hind, seda on nimetatud inglise keeles ka, eks ole, race to the bottom. Et kui see ei ole sinu teadlik strateegia, et sa suudadki olla maailma kõige odavam selle asja tegija, siis sul ei ole väga palju tuleviku lootusi. Nii et paremus, eks ole, paremus enne odavust. Teine, tulud enne kulusid. Aga see on kasvupotentsiaal. Kus on minu tulevased tulud? Ja selle kohta on isegi eesti keeles on ka keegi öelnud seda, eks ole, et karta ei tule mitte suuri kulusid, vaid väikseid tulusid.
nii et need on kõigepealt, eks ole, sellised universaalsed eksporditõed. Aga mille taha tavaliselt asi jääb, on jälle see, et ei suudeta üles leida fookust. Ja siin on vaja süsteemselt tegutseda, siin on vaja endale luua ettekujutus, et okei, ma tahan eksportida. Noh, kõigepealt miks? Ma tahan kasvada. Okei, võib-olla ma tahan maailma muuta. Kui ma tahan kasvada, siis järelikult ma pean üles leidma need eksporditurud, kus on kasvuvõimalused suuremad kui kuskil mujal ja võimalused võitmiseks on ka suuremad kui kuskil mujal. Me jõuame jälle täpselt selle sama where to play, how to win raamistiku juurde. Eksporditurgude väljavalimiseks on tegelikult siis sul vaja teada, eks ole, mis teeb selle ekspordituru sinu jaoks atraktiivseks, mis teeb ebaatraktiivseks ja teine siis, et sa peaksid hindama ka siis seda, eks ole, kui võimeline, ma ei tea, kui võimeline ma olen Brasiilia turgu võtma. Et Wolf Grupp rääkis, eks ole, et Brasiilia turule nad läksid tänu sellele, et tegelikult neil oli seal koostööpartner. Nad ei läinud lihtsalt lambis sinna ja muidu mõtled, et Jesus Christ, teisel pool maakera ja veel, eks ole, appi. Et samamoodi atraktiivsus ja see, kuidas sa selle atraktiivsuse välja arutad, et me oleme teinud ühe korra täiesti jabura skoorimise meetodi, aga mis sisuliselt töötab väga hästi. Et meil oli kunagi üks startup, kus me tahtsime sellist ekspertsüsteemil sisuliselt tehisintellektil põhinevat kaalulangetamise äppi turule viia. Tehnoloogia arendus õnnestus meil suurepäraselt, äriarendus ei õnnestunud suurepäraselt, et me ei leidnud lõpukski investorit, kes oleks nii-öelda tahtnud sellega tegeleda. Aga siis, mis me tegime ära, et me analüüsisime, hakkasime ütlema, mis turule, nagu Eesti ettevõtte ikka, lähme Soome turule, lähme Läti turule, okei, et lähedal on ju hea minna. Aga mis me tahame? Et me tahame nagu suurt turgu, okei. Ja mis meil siis vaja on? Et meil on vaja pakse ja maksvaid kliente, kes oskavad kasutada äppi. Järelikult meil on vaja vaadata, mida rahvaarvu, ülekaalu osakaalu, ülekaaluliste arvu selles riigis, elatustaset, siis, eks ole, interneti connectivity't ja technological mingi oli olemas, selline indeks on ju. SKP või nüüd rahvatulu, eks ole, jõukus on ju. Võtsime kõik maailma riigid, panime Excelisse ja korrutasime need numbrid omavahel läbi ja panime pingeritta. Number 1, USA. Mõtled küll, et kuule Hiina, India ja kõik, eks ole. Aga selgub, eks ole, et seal on, eks ole, miljard elanikku. Sellel ajal, eks ole, nende sissetulekud olid väikesed. Me muidugi oleksime võinud veel vaadata nii-öelda mikrosegmente, tegelikult väkki me tegimegi selle vea, eks ole. Et aga siis see, et seal on miljard inimest, ei tähenda seda, et seal ei oleks miljonit inimest, kellel on pappi. Aga kogu see üldine pilt, eks ole, et tehnoloogiline mahajäämus oli sellel ajal 10 aastat tagasi. Tehnoloogiline tase oli suht kehva, eks ole, internetiühendused ka suht kehvad, eks ole. Ühesõnaga, see oli siis, aga et ärge kartke seda, eks ole, et ütled, kuidas ma siis nüüd, ma olen need numbrid kõik kokku saanud, et kuidas ma siis nii nagu otsustan nüüd, kuidas ma nende põhjal otsuse teen. Et sa paned need numbrid Excelisse niimoodi, et mida suurem number, seda parem ja siis korrutad läbi ja see korrutis, mis on kõige kõrgem, on kõige atraktiivsem turg. Kuidas neid faktoreid leida ja mõtestada enda jaoks? Kui on, ma ei tea, valgupulbri müüja nüüd mõtleb. Sama, võtame selle sama Iconfiti näite, kes sai investoritelt nüüd tulu. Nemad, ma lugesin uudist, et Soome Läti turg. Et kuidas nemad, näiteks selle näite puhul, kuidas nemad peaks mõtlema, kuhu turule tegelikult siseneda, mitte see, et siin lähedal. See valgupulber on ilmselt nüüd mõeldud inimestele, kes käivad jõusaalis ja tahavad oma musklit kiiresti kasvatada. Just. Okay. Muid toidulisandeid ka, aga ütleme, võtame lihtsalt selle näite. Et selles mõttes see job to be done on see, et keegi, kes tahab, eks ole, omale saada siis Arnold Schwarzeneggeri siluetti. Okay. No nii, et esimene. Kus kohal on palju selliseid, need on ju mehed, kes tahavad omale selliseid. Enamasti. Seal naisi ka, aga. Eks ole, enamasti mehed. Ja see, näiteks maksab ka on ju. Järelikult, mida mul on vaja teada? Mul on vaja vaadata, mida? Kui palju on mingisuguses riigis jõusaale per elanik? Sest nad ju käivad jõusaalis on ju. Et mida rohkem jõusaale, seda parem. Siis, mis seda veel võib mõjutada? Palju seal on mehi?
mis seda veel võib mõjutada, seal on tõenäoliselt ka kuidas nagu äkki mingid kultuurilised iseärasused, eks ole, et kas praegu lihtsalt spekuleerin, eks ole, et kas võib olla kultuure, kus kohal see on eriti oluline, on ju, mingisugused sellised nagu välisele edule ja särale, kohe tuleb esimesena Ameerika meelde, on ju, et ja kui sa hakkad mõtlema, et kas Aasia, seal vist ei ole nagu see üldse teema, eks ole, et kui sa on ju, et Hiinas on läbi aegade olnud edukuse sümboliks suur vats, Ameerikas, eks ole, on sul suur biitseps, täiesti teine kultuur on, et sul ei ole ilmselt mõtet minna sinna seda müüma. Mis siis seda veel võib mõjutada? Kui kallis see on? Kas see on see nii kallis toode, et ta on teatud elatustasemega riikides rohkem teatud kuskil vähem kättesaadav? Mis veel? Riiklikud regulatsioonid võiks üle vaadata, on ju, et aga kui ta on toidulisand, eks ole, siis ta ilmselt reguleerimata võid igal pool müüa, et piiranguid ei ole. Et need on esimesed asjad, eks ole, aga see on, eks ole, see, mida sa kujutad ette, et kus mul on ideaalklient, siuke mees, nii vana on ju, sa võid võtta vanuse püramiidi ette, vaadata, eks ole, et kes need mingid kas need on 30-sed, kas need on 40-sed, kas need on 20-sed, eks ole, et kus kohal on rohkem nagu selliseid ja niimoodi, kui sa kirjeldad omale selle ideaalkliendi ära, kuidas seda üles leiad, siis järgmine, mis sa küsid, eks ole, kus kohal on neid rohkem, kus kohal on vähem. Ja siis veel, mis on oluline teha, et sa pead aru saama ka kuidas see turg nagu piirkondadeks jaguneb, et kuidas seda turgu võetakse. Et eks ole, et kui ma lähen Saksamaale, siis Saksamaa on nii suur turg, et sa ei võta Saksamaa turgu tervikuna, sa hakkad pihta kus kohast, kus on jõusaalid. Linnades, sa ei lähe maale. Järelikult on mul vaja suure rahvaarvuga linnasid. Ja nüüd ma pean vaatama, eks ole, ja ilmselt on see suhteliselt lihtne veebiotsing. Mitu jõusaali on Berliinis? Ongi kõik. Mitu inimest on Berliinis, mitu meest elab Berliinis, mitu meest vanuses 20–40 elab Berliinis. Ja see hakkab mulle juba looma ettekujutust, eks ole, et kus on rohkem, kus on vähem. Ja sama sinna juurde, kes väärtustab ka seda puhast kvaliteeti kogu selle asja juures, kes on valmis maksma sellest. Ja see on nüüd kultuuriline, eks ole, et kui tähtsaks, see on minu meelest on isegi olemas nagu mingi ökoloogilise mõtlemise indeks, eks ole, et millistes riikides on nagu inimesed rohkem ökoteadlikud, millistes on vähem ja see tõenäoliselt on võimalik ka jälle läbi mingisuguste kaudsete indikaatoritega kätte saada, eks ole, et kui sa ütledki, eks ole, et puhtust väärtustav kultuur, milles see väljendub, et nad puhtust väärtustavad, kuidas ma selle aru saan, et mis seal siis on, eks ole, et kas need on tossavad vabrikukorstad, eks ole, või mingisugune eriti kõrge kvaliteet ja siis sa pead vaatama, kes on analoogid, kes veel müüvad analoogseid asju, mis ka nagu nimetavad ennast, eks ole, et meil on väga puhtad, meil on väga kvaliteetsed ja kuidas neil läheb. Vaatan need analoogid ära, kuidas see eristumine paika panna, ma tean, et see on üks sinu lemmikteemadest ja mulle endale ka alati hästi põnev, et jällegi minna mitte lihtsalt odava hinnaga ja samasuguse pakendiga, et kuidas siis päriselt nagu müüa see lõpuks? Jaa, eristumine on, jälle me peame seda vaatama ainult läbi kliendi silmade ja läbi persona aru saama, me peame kehastuma selle personaks ja ütleme, et no nii, ma olen siis nüüd see jõusaali hunt, on ju, ja siin on mul 3, 4, 5 brändi, valgupulbrit, mille vahel mul on valida. Milline on parim? Väga lihtne. Milline on parim? Ja teine küsimus on see, et kas ma jaksan osta seda? Kas ma saan endale seda lubada? Ja siis kolmas on ka see, et okei, et see tundub olevat nagu parim, aga see hind on ikka nii üle võlli. Et väga tihti muide, kuidas inimesed teevad valikuid, on see, et nad panevad need valgupulbrid panevad ritta ja siis kõige kallima ja kõige odavama viskavad kõrvale. Ja siis vaatavad edasi. Hästi tihti kasutatakse seda meetodit. Kui see väga kallis ei ole just väga selgelt mingisuguse võimsa argumendiga toetatud, eks ole, et see ongi see, mille eest ma maksan. Ja valgupulbri puhul, eks ole, seal müüakse lootust. Väga keeruline on sul nende põhjus-tagajärg seost tuvastada, eks ole, et sa pead seda valgupulbrit võtma kuude kaupa, kus ma aru saan, et see töötab. Et tegelikult müüakse lubadust.
just nagu see enne seda podcast salvestust küsisid, kuule, kas see Lions main töötab ka või ei tööta? Just täpselt. No ma ütlen, ma ei tea. Jah. Väga keeruline on aru saada ja selleks, et aru saada, selleks oleks vaja sul ikkagi talletada, eks ole, mingisuguseid progressi ja aru saada, mis faktorid seda mõjutavad. Aga kui sa mõtled jõusaalis lihase kasvatamise peale, eks ole, seal on tegelikult 10 faktorid, mis mõjutavad. Et tegelikult ma arvan, et need valgupulbrid ostetakse puhtalt usu pealt. Nüüd, kui sul on panna sinna kõrvale mingisugune teaduslik uuring, mis ütleb, et võt me siin tegime katsealuste grupi, ühed sõid, teised ei söönud ja ühtedel kasvas lihas kilo kuus rohkem, nii palju ei kasvagi, aga eks ole 200 grammi, 300 grammi lihasmassi tuli kuus rohkem juurde. Ja teine, mis on tõenäoliselt, eks ole, mida kasutatakse, siis on see nii-öelda celebrity marketing, et kui see juba sööb seda, siis ju ta siis peab hea olema. Ja sama, ma mõtlengi, et sa rääkisid iglusaun, on ju. Müü Schwarzeneggerile oma pulber maha ja Schwarzenegger ütleb, that's the best powder in the world. Ja tehtud on ju. Kõik kogu tehas täiega tööle. Aga jah, need eri kliendisegmendid, et tegelikult ma ise tarvitan ka seda valgupulbrit, ma ei kasvata lihast. Vaid see on jobs to be done, on mul see, et mu kõht püsiks rohkem täis, sest ma olen ilge näljarott ja muidu ma lihtsalt sööks ennast väga suureks. Et jällegi ka võib-olla sellega minna siis eristuma, eri teise segmenti. Täiesti teine job. Absoluutselt erinev maailm on ju. Ja need võib-olla need inimesed kattuvad, aga võib-olla ei kattu, aga see on erinev job. Ja kui sa mõtled, et job on see, et söö nii, et kõht püsiks täis, siis tegelikult sa lähed kaalulangetamise maailma võib-olla. Ja siis, eks ole, siis on täiesti teine konkurents. Kuidas sellest kultuurist aru saada sinu arvates? Võib-olla me arvame, et me tunneme natuke soomlast ja tunneme lätlast, et äkki on sinna parem minna, aga kui me hakkame minema Saksa turule, kuidas seda kogu kultuurilist tunnetust sinu arvates nagu kätte saada? Et neid numbreid me võime vaadata, palju on jõusaal, kuidas aru saada, mida see kohalik inimene nagu mõtleb ja... Ma soovitan siin, ma tean, et sellised kultuurianalüüsi, isegi raamatuid on olemas, eks ole, kus on kirjeldatud, et mis on ühe kultuuri eripärad, mis on teise kultuuri eripärad. Et kindlasti tasub lugeda, mida seal sellistes kultuurides väärtustatakse, mida pahaks pannakse, et sa teed omale need elementaarsed normid selgeks. Kultuur on ju normide kogumik. Kuidas selles kultuuris on kombeks käituda ja kuidas ei ole kombeks käituda. Hästi lihtsad näited on see, et Saksas algavad koosolekud punktuaalse täpsusega. Kui keegi hilineb, siis sakslane ei saa sellel ajal mitte midagi muud teha, et kui ainult oodata sellepärast, et meil on praegu koosolek, järelikult meil on koosolek ja kui me ei saa alustada, siis me oleme kõik vihased. Prantsusmaal on see, et vaata, koosolek hilineb, fine, ma jõuan veel selle asja ära teha, selle asja ära teha, selle asja ära teha. Väga tore, et ma leidsin ekstra 5 või 10 minutit oma päevas. Ja, eks ole, siis veel, eks ole, mis mul meelde, Jaapanis visiitkaart, eks ole, on püha. Ja see, kuidas visiitkaart, kuidas seda ulatatakse, et sa pead seda hoidma 2 käega. Sa pead tegema 30-kraadise kummarduse, kui sa selle ulatad teisele, eks ole. Need asjad, eks ole, need tuleb sul lihtsalt selgeks õppida. Ja miks need tuleb selgeks õppida? Et kui sa neid asju ei oska, siis sind nähakse ebakompetentsena, mitte usaldusväärsena. Ütleme võõrana. Sa ei ole oma, sa oled võõras, aga evolutsioon on meile õpetanud, kõik, mis on võõras, on surmav. Karda. Nii et see on ka muide, eks ole, et kuidas jõuda ekspordi tulemuseni, et üks hästi huvitav teema, millega ma soovitan kõikidel oma selgeks teha. Mis asi on usaldus? See, kui inimesed hakkaks omavahel äri ajama. Äri hakatakse ajama siis, kui on tekkinud usaldus. Ja seda usaldust on ka 2 liiki. On selline ratsionaalne usaldus, eks ole, kus ma riskin ajaga ja rahaga, aga on ka emotsionaalne usaldus, kus ma riskin iseendaga, ma riskin oma mainega, oma tulevikuga, kus mina on mängus. Ja võt sellele usalduse tasemele jõudmine, eks ole, kus ma saan aru, et sa mitte ainult ei hooli sellest businessist, eks ole, vaid tegelikult ka sulle läheb korda see, milline on minu emotsionaalne seisund peale seda, kui me oleme mingi asja ära teinud, et kui sa mulle käkki keerad, eks ole, ja see tekitab minus depressiooni, et sul on piinlik ja sa püüad iga hinna eest vältida minu emotsionaalset valu. See on kõige kõrgem usalduse tase. Ja usalduse võitmine, miks pärast need ekspordi asjad nii kaua aega võtavad? Usalduse definitsioon. Ma ei tea, vist rääkisime ühe korra või ei ole. Et kui sa korra mõtled ka ja kuulaja võiks ka korra mõtled, et kuidas ma defineerin usalduse?
Nii kaua, kui sa mõtled, ma vahepeal ütlen ka, et üks hästi hea artikkel, mida ma siin viimasel ajal lugesin, selle mõte oli selles, et intelligentne arutelu algab definitsioonide kokkuleppimisest. Et kui me tahame võita usaldust, siis me peame teadma, mis asi on usaldus. Muidu ei ole võimalik seda võita. Niisiis, usalduse definitsioon on see, et osapoole veendumus, et teine osapool käitub nii, nagu ma eeldan, et ta käitub. Järelikult, et esimene asi on see, eks ole, et ma eeldan, et sa tunned meie kultuurinorme, austad neid ja täidad neid. Ja siis usalduseks oled, et kõige rohkem, mida see usaldus sisaldab, lubasid midagi teed. Ja kahjuks ei ole võimalik usalduse krediiti. Hästi palju selleks räägitakse, et ma annan sulle usalduse krediiti. Usalduse krediit tähendab seda, et ma riskin natuke millegagi. Okei, ma sind ei tunne ja nüüd ongi, et kas ma olen valmis riskima. Ja sellest aru andmine, et millega tegelikult teine osapool riskib, kui ta tuleb Eesti, mis koht see on, pole kuulnudki. Mingi post-sovjetlik vabariik või? Okei, järelikult on nad odavad. Ja ongi game over, on ju. Et sa pead võitma kõigepealt selle usalduse, et sa teed asju hästi, sa oled täpne, sa oled kindel, kui sa lubasid, siis sa teed. Ja enne kui sa saad tellimuse, siis tegelikult sa pead tegema 10 väikseid asju, millega sa annad teisele osapoole selle tunnetuse. Ma lubasin sulle kirjutada homme, kirjutan homme. Lubasin helistada kell 3, helistasin kell 3. Lubasin tulla kell 2, tulin kell 2. Lubasin saata sulle toote näidis, et sellel kuupäeval sellesse kohta tegin. Väikeste sammudega, et su teisel osapoolel tekib see tunnetus. Tõepoolest, ta kogu aeg teeb seda, mida ta lubab. Ja siis ühel hetkel, eks ole, siis ta võtab selle riski, et okei, teeme proovipartii. Ja nüüd on siin kohe kõrval on see, et miks ma üldse peaksin tahtma proovida sinuga äri ajada? Jube hea põhjus peab olema. See on see, kus on eristumine. Sul peab olema midagi, millega sa oled konkurentidest kõvasti parem. Ja see võib olla see sama, et tihtipeale meie allhankide tootjad mõtlevad, et no mis see siis on, eks ole, et seibid on kõigil ühesugused, järelikult tuleb müüa kõige odavama hinnaga. Toode, täna mitte ükski toode maailmas ei liigu ilma teenuseta ja ilma infota. Tootmises on hästi lihtne, toote peab olema kvaliteetne, see on tooteomadus. Tootel peavad olema kokkulepitud omadused, see on tooteomadus. Tootel peab olema kokkulepitud hind, see on tooteomadus. Aga see, et see toode on õigel ajal õiges kohas, see on teenus. On time delivery. See, et mu päringutele vastakse kiiresti, see on teenus. See, et mind ei saadeta pekki, kui midagi juhtub, see on teenus. See, et probleemid lahendatakse ootuspärasel viisil, see on teenus. Et iga tootega on seotud väga palju teenuseid, mida me isegi, me ei taju, on ju. Ja tihti peale, ma tean Eesti metallitööstuse ettevõtteid, kes konkureerivad maailma suurtega ja võidavad tänu sellele, et klient saab aru, et need vennad on nõus minu nimel rohkem pingutama. Nendele tüüpidele, muide, see, et mina mõtlen sinu äri edule, see on nii teenus kui suhtumine. Ja see on väga tihti, mis ütleme, kui sa oled nagu mingi suur ettevõte, teist suurt ettevõtet pikka aega teenidanud, siis müügimehed muutuvad mugavaks. Raha tuleb ju, eks ole, tellimused tulevad. Enam ei pea pingutama. Ja siis teine pool saab aru ka, eks ole, et kuule, nad ei pinguta enam väga, eks ole, lasevad nagu lõdvalt, on ju. Ja siis, kui tuleb mingi vend, eks ole, kes ütleb, kuule, teeme siukse, tead, kuule, kas sa selle peale mõelnud, pakub ise välja, et kuidas sinu äri paremaks teha, kuule, et kui sa teeksid niimoodi, ma aitaks sul seda teha, wow. See on näljasus. Jah, näljasus, aga mitte ainult näljasus, vaid see, et ma mõtlen kliendi kasukategooriates. Aga kui mul täna seda eristumist, ei olegi, kõik on nagu samasugune, kuidas siis seda arendama hakata, kuidas see mõtteprotsess käima lükata? Üks asi on sind kohale kutsuda, aga veel oma keskis teeme homme koosoleku ja mis me arutame seal? Persona, job to be done, mis selle töö tegemisel on raske ja keeruline, mida klient selle töö tegemisel kõige rohkem väärtustab, kus me saame teda kõige paremini aidata ja kus kohal selle töö ära tegemisel, et me saame aru, kuidas klient kasu saab sellest. Kuidas isiklikult saab kasu see persona, see inimene ja kuidas saab kasu tema ettevõte. Et nendest asjadest tuleb ikkagi peale hakata.
jõuame korra selle hinna juurde ka, hind on selline põnev teema. Sa juba muigad ette. Jaa, see on lõbus, see kihvt. Jah, just, et kuidas see hind paika panna, et meilt ka küsitakse, mis hinnaga ma seda kursust või asja teenust, toodet müüma peaks, et kuidas sina kogu selle hinna paikapanekule läheneda? Ma olen seda hinnateemat põhjalikult uurinud. Me kunagi kolleegidega läksime Tartu Ülikooli majandus- ja psühholoogia instituudi juurde selle jutuga, teate, et me oleme siin kuulnud, et inimesed on irratsionaalsed ja me tahaksime teha ühte tööriista, mis aitab meil mõõta inimeste irratsionaalsust. Ja siis hästi kiiresti selle teadusarendustöö projekti ülespanemisel selgus, et neid irratsionaalse mõtlemise erijuhtumeid on 200. Ja millist te täpselt mõõta tahate nendest 200-st? Et kõiki tahaks mõõta nagu. Aga siis Ander Uusberg ja Maja Vadi olid seal vastas ja Ander Uusberg ütles, et muide väga tark mees, ta on meie, eks ole, selle kriisiteadusnõukogu üks liige nüüd, väga suurepärane käitumispsühholoog. Ja ta ütles, aga teate üks asi, mida me saame mõõta, on juhtide otsustusvõimekus. Ja siis nende irratsionaalsustega tegeledes, siis mina komistasin neid uurides, nende 200 erinevat, et ma leidsin sealt mingisugune 10-20 irratsionaalsust selle kohta, kuidas inimesed tajuvad hinda. Ja siis sattusin lugema ka William Poundstone'i raamatut Priceless, mis on ka eesti keelde tõlgitud, mille juhtmõte on see, enamalt jaolt ei ole inimestel õrna aimugi, mis on selle teenuse õiglane hind. Ja nüüd, kuidas nad siis seda hinda mõõdavad? Ja siin jälle minu inseneri kutse aitab mind hädast välja. Mis asi on mõõtmine? Mõõtmine on võrdlemine etaloniga. See on mõõtmise definitsioon. Nüüd, kus sa tead, et ma olen 1,98 m pikk? Nii, võtad mõõdulindi ja mõõdad välja. Aga kus sa tead, et see on meeter? Et see vahemik siin on meeter. Muide, meetri etalon on Pariisis, ma ei mäleta selle tänava nimi, see on Pariisis ühe tänaval, ühe maja seina, sisse on taotud 2 vask või pronks naastu, mille vahe on 1 meeter. See oli kunagi ammu, seal oli turg, kus müüdi kangaid on ja siis, et sul igal ühel oli oma meeter, pulk oli natuke alati lühem on ju, see oli ju kasulik on ju. Ja siis, et klient ei saaks petta, siis tema sai minna nende naastude vahel ära mõõta, kas ta sai 3 meetrit kangast või ei saanud. Siis natuke aega läks hiljem, eks ole, see on muide Pariisis, eks ole, on meetri etalon, see on üks spetsiaalses sulamist valmistatud, eks ole, kang, latt, mis, eks ole, ka temperatuuri kõikumistele vaatamata, eks ole, hoiab oma pikkust päris hästi. Kilogrammi etalon on seal ja kõik, eks ole, tänapäeval on nüüd muidugi tehtud palju täpsemad etalonid, aga niisiis, et minu hind ja mis on siis hinna etalon ja hinna etaloniks on selline tore lugu nagu hinnaankur. Ja nüüd see, millise ankru see klient oma pähe võtab, see on kõige olulisem. Ja vahvalugu on see, et seda hinnaankrut on võimalik mõjutada. Millega ta see hinda, ja see täiesti jabur muide, et üks selline eksperiment, mida on korduvalt maailmas teostatud, on heategevuslik oksjon, kus pannakse müügile esemeid, mille hind on selline kahekohaline number on ju, ja siis mõjutatakse selle oksjoni eel inimesi mõtlema oma isikukoodile ja siis mõtlema, kas ta selle numbri oleks nõus välja käima ja siis need inimesed, kelle isikukoodi number, 2 viimast numbrit oli kõige suurem, lähevad oksjonil 3,5 korda kõrgemale tasemele pakkumisega kui need, kellel oli kõige väiksem. Täiesti jabur. Kuidas isikukoodi 2 viimast numbrit mõjutavad seda, kui palju inimene on nõus maksma pudeli šampanja eest? Nii et, ja nüüd siis on see, eks ole, et sa ütled, et palju siis, eks ole, et inimesed ilmselt kujutavad umbes ette, et selline keskmise hinnaga webinar maksab nii palju, aga väga hea hinnaga maksab nii palju ja kui sa tahad kallimalt müüa, siis sa peadki vaatama, et aga millise hinna sa saad nagu panna hinnaankruna kliendile ette öelda, et kõige parem asi maailmas maksab nii palju ja minu asi on peaaegu sama hea. Või teine, eks ole, siis, et üldse hinnavaidlusest välja minna. Näiteks, me mäleta, üks suur rehvitootja maailmas, kes toodab raskeveokite rehve. Muidu, kui sa võtad, eks ole, ostad rehvi, eks ole, mingi veokarehv maksab mingi 100 eurosid, on ju. Ja siis kõik räägivad, et kui palju sa sellega läbi saad sõita. Ja siis sa mõtled, siis saab või ei saa, on ju. Nemad müüvad läbisõidu kilomeetri hinda. Ütlevad, selle rehvi
kilomeetri hind on nii palju ja see tehnikadirektoritele väga meeldib, sest nemad rehkendavad kõik autokulud kilomeetri peale. Ja kui keegi ütleb, et selle refi kilomeetri hind on nii palju, vahva panen tabelisse ja teistega on see, eks ole, et nüüd ma pean hakkama arvutama, mõtlema, et kas ta ikka sõidab nii palju läbi või ei sõida nii palju läbi. Nii et sa muudad selle hinnastamise mudeli üldse ära. Noh, ka see, mida mina tegin, ütlen, et okei, et ma ütlen, et strateegia maksab 10 000 eurot näiteks, on ju. Okei, ja mis ma saan selle 10 000 eurest? Aga selles sa saad nii palju käibekasvu juurde. Ja kui sa nii palju käibekasvu juurde saad, siis sa saad nii palju kasumit juurde. Ja kui sa suhtestad selle juurde võidetud kasumi sellesse rahasse, mis sa investeerisid, siis me enam ei räägi sellest teenusest kui kulust. Kulu alati minimeeritakse. Investeeringu tasuvust alati maksimeeritakse. Et ma vaatan roid ja ütlen, wow, 15 nädalat, 30 nädalat, eks ole. No äris on see, et kõik asjad, mis on alla aastase tasuvusega, let's go. 3 aastat peab mõtlema, 5 aastat, 10 aastat, forget it. Et see on see, kuidas hinna üle mõelda ja paika panna. Ja eks ole, kui me räägime webinarist, eks ole, siis tegelikult see, et kui see webinar on kulu, siis püütakse seda minimeerida, öelda, miks sa tasuta ei tee? Aga kui sa ütled, et aga selle webinari kasu on see, eks ole, et see aitab siin nii ja nii ja nii, eks ole, see on kindlasti üks viis ja teine on see, eks ole, et kui heal tasemel webinari me teeme, ütled, et näiteks, eks ole, kui ma pean koolituse pileti hinda nii-öelda põhjendama, siis ütled, et äripäeva koolitus, päevapilet 600 eurot, see on tipptase, on ju, see on ankur, selgelt üle selle kedagi ei ole täna. Kui sa nüüd tahad üle 600 euro minna, sa pead ütlema, et ma teen 2 korda parema koolituse kui äripäev, aga hind on ainult 50% kallim. Ja siis sa pead tõestama, sa pead võitma kliendi usalduse, et see on tõesti 2 korda parem, aga ainult 1,5 korda kallim. Mida ma oleks eksportimise kohta veel pidanud küsima või mida sa oleks taht rääkida, mida ma praegu ei küsinud, mida ettevõtjatele ja turundajatele südamele panna? Ma arvan, et me katsime päris paljusid teemasid ära ja kuna mul märkmed endal praegu ees, mul ei tule ühtegi asja meelde, mida me ei rääkinud, aga mis kindlasti, kui see asi kokku võtta, eks ole, et valige välja üks turg ja fokusseerige sellel turul ühele segmendile ja fokusseerige sellele segmendile, kus teil on ette näidata, et te olete võimelised tegema tulemust. Müüge business case'i, müüge tasuvust, ärge müüge odavat hinda, kui te lähete välisturule, müüge paremust. Ja veel, muide, üks asi, mis jäi rääkimata. Kui sa lähed välisturule, siis esimene asi, mille sa pead maha müüma, on päritolu. Ma olen Eestist. Ja see on üllatav, kuidas ka väga tugevad tegijad põevad seda. Et mis me Eestis siin ka, eks ole, mingi postsovetlik ja ma tegin ühe väga kihvti IT-firmaga, ma nime praegu ei saa öelda, ma tegin ühe väga kihvti IT-firmaga koostööd ja nende oli sama lugu, et Saksamaal ja et me teame küll, et kui sa lähed sinna Eesti, järelikult sa oled odav programmeerija, mis su tund maksab, on ju. Ja sina ütled, ei, me ei ole odavad, me oleme head, meil on sellised lahendused, mida pole mitte kellelgi teisel. Nii, ja hakkasime mõtlema, et IT-maailmas, mis see Eesti maine IT-maailmas on? Meil on kõige rohkem unicorne per capita maailmas. Ja siis korraga üks selle ettevõtte omanikest ütleb, ma olen 2 neist töötanud. Olemas. Ma olen 3 neist teenindanud. Olemas. Sul on referents. Okei, sa oled Ida-Euroopast, aga ma olen unicornide, land of unicorns, land of Skype, land of TransferWise. Ja siis kui sa ütled, et TransferWise on minu klient, say no more. Nii et esimene asi, mille sa pead maha müüma, on Eesti ja Eesti maine ja nüüd see on koht, kus kohal valitsusel, Riigikogul ja poliitikutel on väga suur töö teha. Nemad on need, kes tegelikult kujundavad Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi kõige rohkem, sest esimese asjana pead sa müüma maha päritolu. Eesti, Eesti järelikult hea. Nii, aga mis on Eesti maine olnud viimastel aastatel? Rahapesu ja parem populistlik valitsus. Jumal tänatud, eks ole, et see viimane on siis nüüd õnneks likvideeritud.
aga see ei ole see maine, millega sa pääsed välismaal uksest sisse. See takistab, mitte see ei tee. Absoluutselt. Te olete sealt kuradi fucking parem sellest, eks ole, populistide maalt või? Jad aega. Teil on mingid rahapesu vennad seal, jad aega. Kuidas ma saan usaldada mingit tüüpi, kes tuleb siuksest kohast, eks ole? See teeb nagu 3, 4, 5 korda keerulisemaks elu. Siis nüüd, mis edasi juhtub, eks ole, siis sa pead maha müüma oma ettevõtte maine. Mis ettevõttesse tuled? Kes see selline? Mis su taust on? Ja siis järgmiseks, nüüd sa müüd maha oma maine, aga seda sa hakkad müüma kohe esimesest kontaktist peale. Kas sa oled usaldusväärne, kas sa oled meeldiv, kas ma tahan sinuga asju ajada, kas sa tundud ohutu, kas sa tundud olevat kasulik. Ja alles siis tuleb toode ja teenus. Jah, ja kui sa selle tegemata jätad ja lihtsalt saadad ühe Exceli peal pakkumise, siis ei ole võiduks väga palju lootust. Ja, absoluutselt, mingit lootust ei ole. Me saadame pakkumise, osta ära, on ju. Osta elevant ära, osta ise. Just. Kui nüüd kuulaja tahaks sinu kohta rohkem infot leida, kuhu ta tulema peaks, kus sind jälgida, kus sa kirjutad? Minu koduleht saul.ee. Mind on suhteliselt lihtne leida, ma olen kandnud hoolt selle eest, et Indrek Saul oleks guugeldades leitav. 2 asja, eks ole, eristumine ja kasvustrateegia on need, mis on minu leevanumber, minu fookus. Mõned asjad veel, muide see sama hinnapsühholoogia, et kuidas oma tootele panda nii kõva hind, et oleks kohe nagu mõnus. Sellega ma hea meelega ka tegelen. Kuule, aga Indrek, suured tänud sulle podcasti tulemast ja aitäh, et sa aitad ettevõtetel süsteemsemalt ja loogilisemalt nendel asjadel läheneda. Aitäh, et kutsusid. Sinuga on alati väga äge teha asju. Aitäh sulle. Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võib-olla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja see sama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas Maraton stuudioses salvestatud ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.